aga lähen oma uurimustööga, siis täna olen lõpusirgele jõudnud. Olen oma joonistused ilusamaks teinud, olen need arvutisse õppinud kirjutama, ilusamaks tegema kõike. Ja lihtsalt täna tahaksin seda kõike siis edasi anda teile, mida ma olen aastaid ja aastaid otsinud. See on õpetus lõpuaegadest, seda nimetatakse patoloogiaks, aga mind nagu kogu aeg tekitas see küsimuse, aga mis siis saab siis kohast? Mis siis saab jälle, kui on surmavallas, mis siis saab? No siuke nagu laps käib jälle, no mis siis saab ja mis siis saab? Ja olen kohtunud erinevate konfessiooni juhtidega, erinevate konfessioonides, olen õigeusu kiriku inimese käest küsinud, olen oma kiriku piiskopi käest küsinud, olen erinevate vabakoguduste juhtide käest küsinud ja mõned ikka ütled, et kuule, jäta see teema, sest nii palju on selles suhtes arvamusi. Aga uudishimu on ikka suur, aga mis siis saab? Mina tahaksin teada. Ja püha vaim on nii hea õpetaja. Ja kui tema õpetab, ta toob rahu ka sinu sisse. Et füüsiline surm ei lõpeta ju meie igavikku, mis meie sees on. Ainus erinevus on see, et kus veedame oma igavikku. Nii et mõelge, et igavik, kui me sureme, ega sellega igavik ei lõppe. Ainus asi see, kus me veedame oma igavikku. See on nüüd üks küsimus. Nii et kui ma täna siis jagan selle, meil ennem tulime siia sisse, siis Raul oli tore vaata seda ilusat diakooki, ütles, no küll on ilus ja Vilja küsis, et no miks sa nüüd nii vaatad, millest on meil nagu söömata või närimata. Ja täna ma pärast, kuna võib-olla see teema oleks vaja sul edasi närida veel. Siin mul on pärast anda sulle sükene paber, kus sa saaksid ise nagu veel vaadata ja mõelda. Aga mina olen Jumala sõnast niimoodi leidnud isiklikult ja ma olen nii tänulik, et see, mis ma olen leidnud, see on minu uurimusele toonud rahu. Kui keegi ütleb, et keegi usub nii või naa, siis mina usun nii. See teadmine tegi tegelikult ka minu lootuse ja armu ja pääste suhtes palju kindlamaks. Mis meist saab? Tore küsimus. Agnes küsis, mis saab? Mitte Agnes, viises reliigias. See teadmine andis ka mulle kogeda rohkem Jumala armastust. See ilmutus andis mulle sellise au Kristusele selle lunastuse eest, mida ta 2000 aastat tegi. Ja selle alusel Piibel muutus palju elavamaks minu jaoks. Paljud kirjakohad ka avaliselt. Ma usun, et me kõik vajame ju teadmist ja kinnitust Jumala sõnas, et käia see pühavaimu väes, mis annab ja tagab meile tegelikult kõik eluks vajalik. Nii iulikus mõttes, nii hingelises mõttes kui ka vaimses mõttes. Nii et meie, kui te mäletate seda ringikest, piiskop Märt Vähi, ütleme tema jutlust, et väga tihti rehabilitatsioonikülades tema jutlust alus. Ja Mirjam siin väga pikalt ka meile tegi samuti selle töö ja näitas, et millest inimesed kooslevad. Siin ei ole enam vaja rohkem lahti seletada. Nüüd on see, millest sa oled juhitud ja oma elus. Kas sa oma hinget otsid neid igulikke vajadusi, et kogeda midagi, tunda midagi ja otsida seda ainult oma elus. Ja Jumalat otsid sa kuskilt kosmosest või tühjusest, kuskilt sa täpselt ei teagi, kus sa otsid. Või sa otsid Jumalat oma hingest ja südamest ja jõust ja sinu fookus on suunatud siia. Või on sinu fookus suunatud siia. See on üks väga tähtis, sest selle alusel toimub ka meie arenemine vaimulikult. Kui sinu fookus on siia poole suunatud, siis sinu vaim ei suuda elustada. Aga kui sa oma füüsiliselt ja hingeliselt hoida seda vaimu osa, siis on sinu sees elustatud.
ja vaim saab elustada ainult läbi Jeesus Kristuse, usu kaudu temasse. Olete siiamaani minuga päri või ei ole? Juba Mirjam juba natuke naeratab, tahab natuke juba aga mina usun, et kui meie arendame seda poolt, siis Jumal sõna ütleb, et need on kõik meile tagatud. Need hingelised ja igupoolised asjad, mida me võib-olla igatseme ja unistame, need on tagatud meile. Sest Jumal sõna ütleb, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Ja siis seda kõike muud, mida nagu see maailm taga ajab, seda antakse peale kaubas. Nii et Jumal tagab tegelikult sinu hea. Jumal tahab, et sul oleks hingeliselt ja füüsiliselt kõik hästi. Jumal ei taha, et sa oleksid haige või Jumal ei taha, et sa oleksid, viriseksid. Muidu kui seal ei ole seda andi olla vaene, siis mul ei ole kuskilt ja virised. Aga mõnel on and olla vaene. Ma olen teinud inimesi, kes hea meelega nad oma varada. Ta on vaja seda. Aga meditsiin, see on huvitav, kuidas ka hingeliselt oskab meditsiin ravida inimest. Ma ei tea midagi meditsiini vastu öelda, aga meditsiini proovib ka läbi depressioonides näiteks anda teatud antidepressante. Võib-olla teatud valu korral, näiteks vähi, kellel füüsiliselt väga raske olla, antakse morfiumit. Aga see ju nagu valu ära võtta, aga mõtteviisi viib mujale. See on huvitav, kuidas ma ühe päeval magasin ja tulin nagu üles ja mõtlesin, et ei tea, mis mul valutab. Siuke mõte käis läbi. Ja see äkki hammas valutab ja hakkad mõtlema ja hammas hakkabki valutama. Siis vaata, mida ma nüüd mõtlen. Ja kui sa nagu purustad selle mõtte läbi Jeesus Kristuse, siis nagu hamba valu vaabel. Ja siis saad aru, huvitav minu mõtteviis nagu kontrollib väga palju minu füüsilist elu. Nii nagu ma mõtlen, nii hakkab juhtuma. Ja tegelikult alkohol, kui ma alkoholiga tundsin elu napu, võtsin 200 grammi viina, asi hakkas paremaks minema. Võtsid veel, asi läks aina paremaks. Ja hommik oli jälle vaene olla, siis pidid jälle juurde võtma, et jälle paremaks läks. Ja mida rohkem sa tahad, et sul hea olla, seda rohkem on vaja ained. Narkosõltlased on ju seotud narkootikumist. Et mitte olla selle valu käed, vaja teile rohkem ja rohkem. Aga on võimalik mõtteviis kuidagi sellest reaalsusest välja minna. Et tagada kuidagi mingisugune ajutine hea. Aga see kõik on ajutine. Mina soovitan, armsad sõbrad, võtma kinni usus Jumala tõotustest. See protsess on nüüd aeglasem. Sellepärast, et meie hing on nii mürgitatud igasuguse selle maailmaga. Et raske on nagu harjuda mõelda teistpidi. Mõelda, et mul ei ole seda haigust. Ei, no kus ta siis kadus? Tuleb kohe kiusale meie, kus ta siis kadus. Aga meie mõtlemistes on väga palju seda, kuidas me oma füüsilist kihu tunneme. Uskuda Jumala tõotustesse. See tagab meile kõige parema tervise, kõige parema elu siin maa peal. Sa käivitad usu kaudu Jeesus Kristuse ühe terviseprogrammi enda sees. Seal hakkavad tulema siuksed sümptomid rohkem esi nagu armastus, rõõm, rahu. Ja see sama nüüd Galaatia 5.19, ma tahaksin seda ka teile ette lugeda. See nüüd kadub. Ma võtan korraks piibli. Äkki saab Mirjam lugeda ette palun. Ma täiendasin oma jutust hommikuga teises arvutis. Siin jätsin täiendamata selles pälupulgalt. Aga kui Mirjam loeb 5. peatükk ja loe 19-21. Ihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Aitäh! Kui sinu fookus on suunatud siia poole,
siis ikka mulk vaatab teise peale, kuidas temal parem on. Ma tahaks ikkagi paremal välja näha jälle ja parem ma tahaks, et mul oleks rohkem ja seal ütleb, mina küll ei ole selline, nagu see lihalik loomus räägib. Iga liha sellisel viisil üles ehitatud. Sest meis voolab Aadama patune veri ja see saab puhastatud ainult läbi Kristuse. Ja kui me otsime seda vaimu oma siis ihust, hingest ja südamest, seda osa, siis kuulake, mis viljad siis hakkavad meis kasvama. Palun loe siis veel 22-23. Tasadus, enesevalitsus, aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Aitäh. Nii et missuguse viljadega sina tahtsin elus eksisteerida? Kas käia selles lihalikus loomuses või käia selles vaimuviljast, mis sinu sisse on Jumal juba pandud. Aga ta aktiveerib seda sinu seest läbi Kristuse, läbi usu Kristusesse. Sa usud, Jeesus on surnud minu pattude eest, ta on 3. päeval üles tõusnud ja ta on iga vikku minu sisse pannud. Mina usun lihtsalt Jeesus Kristust. Tema on minu pääste ja minu kuningas. Ja nüüd, kui me läheme surmavalda, liha kaob. Kõik need vajadused, mis olid sul varasemad, need kaovad. Ja kui sinu tähelepanu oli selle peal, mis jääb järgi? Mitte midagi. Aga kui sa oled seda vaimu toitnud, siis hakkab see armastus, rõõm ja rahu sinu sees aktiveerub, see samuti surmavallas. Ja mul on pärast kirjakohti sellele tõestuseks. Ma tahaksin täna rohkem kirjakohti panna, sellepärast ma ei too kirjakohti siia palju üles, ma ei näita tahvli pealt sinna seda või ekraani peal või kirjakohti, vaid ma annan need koju kaasa läbinärimiseks. Nii, aga lähme siis selle joonise juurde, on ilusam joonis? Ja kuulaja, kui nüüd kuuleb keegi meid Facebooki vahendusel ja tahab seda joonist saada, siis võib alati mulle kirjutada, et ma saadaksin need joonised ka temale, et ta saaks võib-olla rohkem mõistaks aru saaks. Meie maine elu, see joon on see maine elu. Kui see on siin surmavalt, eks ole. Ma näitan praegu pärast näitan seda joon, kus me hakkame liikuma. See on Kristuse taas tulemine. See on ülesvõitmine. See on siin 1000 aasta rahuriik. Siin on siis see viimne kohus, kus siis lõpuks surm ja surmavald siis läheb põrgusse. On enam-vähem selge see nagu siuke joon. Kindlasti võib-olla mõnel ka vaielda selle graafiku või selle joonise suhtes, aga mind Jumal puudutas ja näitas, et see on see kronoloogiline, absoluutne kronoloogia, nagu nimetavad, et muidu kronoloogia nende tähtaegade paigaldamine siis mingisse graafikusse, mis on olnud, aga absoluutne kronoloogia on see, mis juba näitab ettepoole. On siiamaani aru saadab. Ma pärast näitan neid jooni, siis lähemegi tegelikult ja siin arutasin mõned usklikud ka niimoodi ja me arutasin Mirjamiga, et mõned teised usklikud arvavad niimoodi, et meie maine elu lõpeb, me läheme surmavalda ja me oleme mitte siin allpool surmavallas, vaid siin ülevalpool surmavallas. Siin on usklikud ja siin on uskmatud, kes lähevad kõrgusse. Ja see elu jookseb siit siiani ja viimne kohus ja siit läheme siis taevasse. Ilmutuse raamat muidugi räägib sellist. Aga nüüd Pauluse kirjad Thessalonikale ja teistes kirjadest me leiame midagi teistmoodi. Ja siis ma rääkisin veel teistest konfessioonidest ka, kuidas usutakse. Usutakse, et mõned räägivad nendest kõik, ütleme, õigeusu kirikud ei nimeta seda tollipunktidest, aga siiski nii katoliik kirik kui õigeusu kirik oletavad, kui inimene langeb siia, sinna surmavallas sellesse halvemasse poole, siis on võimalik maistel elutöödedelt ja vendadelt teha palveid ja maksta kirikule võib-olla teha missasi, teha annetusi, et saaks see inimene tõsta siia poole. Nende uskumine, neil on õigus uskuda. Ja siis palvetavad tavaliselt Vene õigeusu kirik näiteks enne Matteus 3 päeva täis.
ja pärast siis kolmandat päeva nad matavad surnu ära ja 37 päeva palvetavad. See teeb kokku 40 päeva ja siis nad rohkem ei palveta, sest ütlevad 40 päeva, see on juba Jumala otsus tehtud. Kas ta on siis siin või on ta siin? See on õigeusu kiriku lähenemine selle lõpuaegades. Katoliku kirikus nimetavad seda puhastustuld, purgatoorium, kuidas nad erinevalt nimetavad, aga eestikeelne sõna on siis puhastustuld. Jälle inimene hakatakse siis surmavallas küpsetama läbi puhastustule. Ja jälle on võimalik maiselt elust õdedelt, vendadelt palvetada, et ta peaks vastu nende kannatustele, mis tema peal tulevad. Et ta jõuaks lõpuks ikkagi siia. Nii usuvad katolik kirik. Minu teekond väiksem. Pisem. Ma mõtlen, üks tiiruga otse saab. Ja ma tahaksin pärast veel kinnitada kas nüüd selles suhtes, mida mina usun. Ja mina usun, kas ma elan nüüd Kristuse tulemiseni või ma ühel hetkel suren ja olen siin surmavallas. Kui Kristus tuleb tagasi, siis ta tõstab mind üles. Ja samuti on muidugi siin jäävad ka kõige pühamad, kes ta tõstetakse üles, kes jäävad valitsema seda 1000 aastas rahuriigis. Ja see valitsemine on hoopis teistmoodi. Mõelge, kui siin tõuseb keegi üles, ta elab 1000 aastat. Tal põhimõtteliselt ei olegi aega siis. Et see on ka üks väga huvitav, mis tekitab küsimärke, aga mina selle peale mõtlen. Mina mõtlen, kus mina olen ja ma tahaksin seda uskuda. Kui ma suren, lähen surmavalda ja kui Kristus tuleb, tõstab mind Kristus taevasse. Ja kui nüüd vaadata neid erinevaid kirikuid, mida usutakse ja panna kokku, siis tõesti nagu suured küsimärgid. Ja minu küsimus, millesse sina usud? Ma tean, inimesed arvavad ühte ja teist asja, aga millesse mina usun? Ja ma tahtsin vastust. Ja nüüd on see sama leht, mida ma annan ka teile pärast kirjakohtadega. Ja ma tahaksin siis jagada seda, mida mina usun oma lõpuaegadest. Muidugi me kõik ootame Kristuse taas tulemist, kõik kristlased. Aga milleks sa ootad? Et edasi siin eksisteerida. Mina usun, et ma ootan selleks, et Kristus mind üles tuleks. Ja kui me loeme Johannese 5. peatükk 24. salm ütleb, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub seda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Ta ei lähe siia kohtu alla, vaid ta on läinud surmast ellu. Jeesuse sõnad. Muidugi inimesed võivad tõlgendada seda omamoodi ja teistmoodi. Aga minule isiklikult vaim kõnetas niimoodi. Jeesus ütles, ta läheb siia valmistama meile kodu. Ja kui see on valmis saanud, siis ta tuleb ja tõbab meid enese juurde. Aga mul on veel kirjakohti selleks. Aga eelnevalt tahtsin lugeda selle kirjakoha, mis ütleb Jumala sõna. Kui me mõtleme võib-olla selles suhtes, et me võime seal mängida veel surmavallas, võib-olla võime seal meelt parandada, siis Jumala sõna ütleb, et otse kui inimestel on seatud ükskord surra, pärast seda aga on kohus. Nõnda ka Kristus ükskord juba ennast ohverdanud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes seda ootavad. Ma olen ikka siin otse teed. Ma ei lähe kõrvalt, vaid ma lähen otse teed taevasse. Ja muidugi üks noor vend ütles, et kuule, sa oled valetanud mulle, et me ei lähe ju surmavalda. Ütleb, me elame Jeesuses. Kas me elame või sureme, oleme Jeesuses. Aga siiski mõtlesin, ma olen eksinud, ma pean ütlema, kui ma surema, pean ikkagi siia tulema. Surmavalda. Aga ma jään sinna ootama rõõmuga Kristuse tulemist. See minu jaoks magamine. Ja kõikide jaoks on see magamine. Aga see magamine on ka selles, et ma ootan Kristuse tulemist või ootan hirmuga seda viimast kohtuotsust. See on vahe. Kus sa tahaksid olla, kas siin või siin. Ja Jumala sõna ma toon veel pärast hiljem räägi sellest surmavallasest natukene rohkem.
ja Paulus ütleb 2 Korintlaste 5. peatükk 1. salm. Me teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igaveses hoones taevas. kui see telkhoone maha võetakse, siis meil on olemas uus hoone taevas. Jumala sõna ütleb seda. ja nüüd näeme selle 1. Thessalonike kirja, mis tõestab veel mul seda, et ma olen siia. ja see on väga selgelt kirjutanud Paulus. ja Pauluse siis 4. peatükk siis 14. salmis ütleb niimoodi. sest kui me usume, et Jeesus on surnud üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. ja seda me ütleme teile issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme, elame issanda tulekuni. ei jõua ette magama läinutest, sest issand ise tuleb sõjahüüu peaingli hääle Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses ja pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama. ühteviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu. ja nõnda me saame olla alati koos issand. jälle Jumala sõna, siin ei ole Kulder pannud ühtegi sõna juurde, vaid see on Jumala sõna. me ootame, kui Kristus tuleb, siis ta tõmbab meid üles enese juurde, kus me saame igavesti olla temaga koos. aga maa peal muidugi 1000 aasta rahuriike, kõige pühamad valitsevad siin ja panevad asjad paika. enne kui tuleb see suurem lõplik otsus. ja see joon on see, et kurat pannakse siis ahelatesse kinni 1000 aastaks. ja pärast hiljem lastakse ta sügavikust jälle välja natukeseks ajaks. ja siis toimub see kohtumõistmine, kus siis asi on lõplik. ja Jumala sõna ütleb, et taevas neid tehtud töid enam ei nähta. ja uues taevas ja uuel maal ei ole enam merd. see ei ole enam selles piires, kus meie elame praegu. maa ja selle tehtud töid enam ei ole, mis jääb kas udu kogu, me ei tea seda. aga see pole ka minu vastu või küsimus. minu küsimus oli lihtsalt lahendada see asi ära, et saada rahu. ja ma olen seda kogenud. ma ütlen, et issand on nagu läbi kirjakohtade mind rohkem ja rohkem kinnitanud. ja nüüd, kui ma vaatan Jumala sõna, ma hakkan sellest valgust vaatama, vau. ja näed, nagu rohkem lähevad asjad lahti ja see läheb põnevaks. ja lihtsalt veel ka Nelikirja kirikus usutakse seda, et me läheme nagu lõpus alles üles, kui me oleme surnud. mina saan esimese ülestõusmisega minema. sest kui ma nüüd elan ja Kristus tuleb, kas ma pean siis minema surmavalda ja ootama siin, kuni siis selle uus kohus tuleb. kui ma elan ja Kristus tuleb, tõmbab mind üles. aga enne võtavad, kui ma olen surnud, siis tõmbab siit üles. ja kui ma elan, tõmbab siit üles. sellepärast ütleb, kas me elame või sureme, me oleme Kristuse omad. Johannese 14:22 ja 3 on see kirjakoht, mis ütleb. minu isa majas on palju eluasemeid. kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleks teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? kui ma olen läinud teile aseme valmistanud, tulen ma jälle ja võtan teid kaasa enese juurde, et teie oleksitegi seal, kus olen mina. ja ärge arvake nüüd, et Kristus ei saa igal pool olla. Kristus on kõikjal. Jumal on kõikjal. ta võib olla siin nende kõige pühamatega valitseda 1000 aastat, ta saab olla meiega taevas. ta saab olla kõikjal, sest ta on Jumal. ilmutuse raamat, 7. peatükk. 1000 aasta rahuriigist räägib seal lõpupoole ilmutuse raamat. aga eelnevalt Johannes näeb nägemuse ja ütleb ilmutuse 7. pärast seda ma nägin ja näe, suur rahva hulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist pagan hõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisid trooni ees ning talle ees valged rüüdüll ja palmiosad käes. siin armsad sõbrad, palmiosad käes, rüüd on valgeks pestud Kristuse veres. pühavaimu tempel, me oleme pühavaimu tempel, nii et Jumal on templi meisse pannud, meie südamesse.
kus on Jumala tempel? Meie sees. Jumal on meid ära märgistanud. Ja ta märgistab igat ühte, kes usub Jeesus Kristus nimest tema surmast üles tõusmist. See saab märgib püha pitseri oma südamesse. Ja teate, kurat kasutab jälle seda asja oma jaoks ära. Ja tema ka pitseri templid või pitsereid panema küll inimese käe peale, küll otsa ette, nagu öeldakse piiblis. Ja ütleb, et keegi ei saa osta ega vahetada ainult need, kellel on siis see pitsat. Kas on siis koodikasu nahal või kuidas on see tänavu tehnoloogia, ma räägib sellest ja kristlased muidugi on läinud sellele vastu, kui see asi tuleb, et pantakse koodid käe peale või otsa ette, et sellega saab osta ja vahetada ja müüa. Ükski muu ei saa. Siis on see suur probleem, millega meil tuleb hakata võitlema. Aga ma usun, et küll Jumal lahendab selle asjale omavist. Ja kindlasti tulevad sellised teated, et võib-olla inimesed kaovad, et teate, kui see tempel on olemas, seda ei saa keegi ära võtta sul. Ükskõik kus kohas sa oled. Seda on kohe näha ja nähtakse sind igal pool, kus sa käid. Mida sa teed. Aga see tänapäeva tehnoloogia, mis arenebki sinna. Sest lõpuajad on ligidal. Aga see ka mindi kohuta ja ma ka sellele ka vastuse tead, mis sul täpselt see asi on. Mina usun ka sinna. Kas ma elan või surem, ma olen Kristus oma. Ma olen esimese ülestõusmisele mehe. Sest ma olen usku Kristust. Tema on minu püha tempel, ta elab minu sees. Ja kui ta tuleb, ega ta tõmba liha üles. Ta võtab ju minu vaimu üles. Puhastatud hingega. Seda enam ei ole, seda kadedust ega riidu ega mis seal sees on. Arvata, et ega mina ei ole superpastor, et ma ei riide kellegiga või ma ei tekib kadedust. Ikka tekib vahel inimlikust mõttes. Aga tänu Jeesusele, kui ma suunan tema peale mõtte, et seal on andeks andnud, seal on lepib. Ja seal on Jumala vägi. Nii et 1000 aastat enne rahuriigi tekkimist, siis ka väga palju pilte andis Johannes edasi enne seda, kui see tuleb. Aga see pole enam minu küsimus. Ma sain oma rahu sealt. See otse tee taevasse peaks. Ma ei tea. Nii et läheme Jeesusele vastu tema taas tulemisel. Siin on siis veel Rooma kirjas 6. peatükk 4. ja 5. sajand. Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnust isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Nii nagu Kristus üles tõmmatakse ka vendidesse. Missuguses jõus, ma ei tea. Missugune jõu mul on, missugune taeva jõu mul on. See ei ole jälle minu küsimus. Ja Rooma 14.8 ütleb, sest kui me elame, siis elame issanda, kui me sureme issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme issandale. Jumal nüüd kasutab ka erinevaid sõnu, kas äratatakse üles või tõusevad üles. Mirjam muidugi teab algteksti ja ma ei jõudnud tema käest veel kõike seda algteksti, kuidas on kirjutatud, aga ma näen, see kistakse üles või on ka mõtmes teises tekstis ka, kus Jeesus ise räägib. Ja 1. Korintlaste 15 peatükk 42-44 salmi ütleb, nõnda on ka surnud ülestõusmine. Surnute ülestõusmine. Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Austuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Maineju külvatakse, vaimneju äratatakse üles. Kui juba on olemas maineju, siis on olemas ka vaimneju. 1. Korintlaste 15:52 ja see toimub äkitselt. Silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Siin kohal toimub see muutus. Siin on puhkab, siin ma puhkan, magan, rahulik und. Õnneks see äratus kell üles ei ärata. Ja ma arvan, ma saan magada ka, kuigi mina mõttes sa magad küll hästi, aga ma ise tunnen, ma ei maga hästi. Ma ka eile saatsin 4:30 ühele sõnumit, et kuule sa magad ka vahepeal. Et kuule, tunni läks ära, kelle natuke rohkem, aga ta natuke liialdas ka. Aga see saan rahulikult puhata. Uni Kristuse tulemist.
ja see võtab ära surmahirmu. See võtab siukse, toob ühe rahu minu sisse. tänu Jumala, mida sina minu eest oled teinud. aga kes ei ole nüüd uskunud Jeesus Kristust 2000 aastat, kui on Jeesus Kristus olnud maa peal ja ta on seda usku nagu levitanud, selles suhtes, et ta läbi püha vaimu, läbi inimeste, aga need, kes on nüüd läinud enne maha, siis neile mõistetakse kohut tegude järgi. seda ütleb Jumala sõna. kõik meres, kes on surnud, kes kõik tõusevad Jumala kohtu ette ja neile mõistetakse nende tegude kaudu. aga meile mõistetakse läbi armu Jeesus Kristusesse, kes me oleme uskunud tema nimesse. mitte tegude kaudu, kas tegudega meis ütleb enam ei saa keegi enam taevasse. see asi nüüd lukku pandud 2000 aastat tagasi, see pandi lukku. nüüd ainukene tegu on see, et sa usud Jeesus Kristusesse ja selle kaudu pääsed taevasse. ja tõusevad üles, muidugi on siin niimoodi, Jesaja ütleb, kes 700 aastat enne Kristust profeteeris väga täpselt Kristuse sündi, Kristuse surma, tema risti minemist ja väga palju nagu profeteeris Kristust. ja tema ütleb niimoodi, aga sinu surnud ärkavad ellu, minu laibad tõusevad üles. ärgake ja õisake põrmust lamajad, sest sinu kaste on valguse kaste ja maa paiskab välja kadunud. Vau, maa paiskab välja, tõmmatakse, kistakse õhku. Kui see gravitatsiooni jõud kaob su pealt. kõik pinged, kõik maksud, ma ei tea midagi. kõik on kadunud, ma näen taeva isa juurde. see on rõõm ja rahu. tänu Jumalale. ka Jeesus nimetas muidugi Paulus nimetas väga palju seda ülestõusmist. Nad ajasid päris ju saduserid, ajasid kimpu. Saduserid ütlesid, et ei ole ülestõusmist. ja nad hakkasid neist inimlikke pilte maalima ette, kui inimesel on naine ja sureb, siis oli see tava, et noorem vend siis võttis naise ja elas edasi. ja seal ütles, et 7 venda oli, kõik magasid selle ühe naisega ja abiellusid, aga kelle naiseks ta siis üleval saab? hea küsimus. ja Jeesus ütles, et vabandage sõbrad, aga taevas ei võeta naisi ega minda mehele, vaid me oleme ringlid taevas. valges rüüs, palmioksad käes, anname au Jumalale. milline rõõm, milline puhkus, milline nauding. me ei oska mõistet elu midagi nagu mõeldagi seda ette, aga see on ülim. ja Mattuse 24 peatükk 31 ja 32 salm ütleb ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poega tulevad taevast pilvede peal väe ja suure kirkusega. ja ta läkitab oma inglist suure pasuna häälega, need koguvad kokku tema valitud 4 tuulest taeva ühest äärest teise äärde. Need koguvad neid kokku. mõnikord mõtled küll, et kui ta räägib, et kas Jeruusalemma tuleb, et kas ma näen, kuidas ma näen, maa peal on Jumal, kuidas ma Jeesust näen, et kui ta tuleb. aga taeva inimesed koguvad neid kokku, tõmmata neid taeva. Neid tistakse Jumala juurde läbi Jeesuse. uutes kehades, uued taevakehad. tead, ma hakkan juba nautima ma ei tea, kas sina, aga ma tunnen rõõmu sellest, kui issand võtab mind enese juurde. kas ma siis elan või suren, ei ole vaja. ja räägime nüüd natuke siit sellest ka. eelmine kord ma lugesin teile teksti seda, kuidas vaene Laatsarus suri ja rikas mees suri. ja vaene Laatsarus oli seal Abrahami süles. ja rikas mees ütles, et Abraham, las Laatsarus paneb näpu vette ja kastab mu huuli, et mul on kange valu. ja Abraham ütles, et vabandust. aga meie, kes me oleme siin, me ei saa tulla siia. siis meie vaeva tulistab. sellepärast ma ei usu, et käib üles-alla see mingi tulest läbi minemine, et äkki saad äkki. kui sa oled olnud usmatu, äkki usklik inimene palvetab, äkki sa saad veel taevas. ma ei usu. sest Jumala sõna ütleb ka tegelikult siinsamas. Kogu 9-10 ütleb niimoodi. tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata,
sest surma vallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega toimetust, tunnetust ega tarkust. seal ei ole siukene, ma parandan meelselt, siukest tunnetust, et ma saan nüüd läbi Jeesus, usu läbi Jeesus Kristusesse taevas. seal ei ole seda tunnetust, see on meilt ära võetud, kui me oleme siin selles paigas. ja väga palju oleneb sellest, mida sa siin maa peal teed. kas sinu fookus on nende lihalikel asjadel või sinu fookus on vaimsetel asjadel. see määratleb ära sinu tulevikku. ja sa määrad ise oma saatuse. keegi teine otsusta sinu eest, sa ise saad pead otsustama. ja Jesaja 38:18, seesama salm ütleb siis, et surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind, haavuda vajunud ei looda kustavuse peale. seal ei ole seda lootust. seal ei ole seda tunnetust. see on üks magamine. kas sa magad ja ootad Kristust või sa magad ja ootad ilmselt kohtumõistmist. Jumal ei ole hirmu Jumal. muidugi siin on veel tabelid, muidugi mõned on veel selle üldse ära likvideerinud. ja kaua tunnistajad, isegi Adventkirik ei tunnista, et on olnud põrg. lihtsalt öeldakse, ongi üks magamine, jäävadki magama. aga mina ei usu, sest Jumala sõna kinnitab midagi muud minu jaoks. aga igal ühel on valik, mina ei saa kellegi teise eest otsustada. ja selle kohta, kui Jeesus tuleb, ainult Jeesusel on surmavalla võit, kellegi teise pole seda olemas. sest sõna ütleb ilmutuse 1:18, ma olin surnud ning ei näe, ma elan igavesti, ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võit. seda ütleb Jeesus, minu käes on surma ja surmavalla võit. tema teeb ukse lahti, kui ta tuleb ja lähme. vastab koos kogudusega, lähme. ja selle ülesvõtmisest sai ka Paulus ühe niisuguse nägemuse. Paulus oli nagu endast ära ja siis ta hakkab rääkima 2. Korintlaste kirjast 12. peatükis 2. salmist. ma tean ühte inimest, huvitav, ta ütleb enda kohta seda, ma tean ühte inimest. see nagu Johannes nimetab evangeeliumis, et see jünger, keda Jeesus rohkem armastas. ega ta ütleme, et mina olen see, aga ta ütleb kuidagi niimoodi ääreveri, et seda, keda Jeesus rohkem armastas. ma ei tea, et nüüd peaks ka ütlema, mina, kes Jeesust rohkem armastama ei. aga siin ütleb niimoodi, ma tean ühte inimest Kristuses, keda 14 aasta eest, kas ta oli ihus, seda ma ei tea. või oli ta ihust väljas, seda ma ka ei tea, Jumal teab. tõmmati 3. taevani ja ma tean, et sedasama inimest, kas ta oli ihus või ihust klaus, seda ma ei tea. Jumal teab, tõmmati paradiisi ja ta kuulis öeldamatut sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. mida Paulus koges, täpselt ei tea, aga ta koges seda, et ta oli Jumala juures ja ta oli läbi tõmmatud läbi 2. kuni 3. taevani. kus see lõpeb, me ei tea. see universum, et need on, teadlased on leidnud ja noh, see on nii suur ja lihtsalt avastamata, et seda ei ole võimalik kuulda. aga kus on see 2. taevas, kus on see 3. taevas? Jumal teab. kas ma oletan, ma ei hakka rääkima siin tõrkib mõtteid, aga ma ei hakka oletama. sest Johannes ilmutuses nägi, et see taevas on tulemas alla. kas see 3. taevast alla 2. taevani, ma ei tea. aga ta nägi ühte ilusat linna. ja ma tahaksin seda ka sulle natukene kirjeldada. nii et muidugi Paulus nimetab, on taevalikke ihusid ja maapealseid ihusid, kuid on ka taevalike hiilgus on teistsugune kui maapealse omad. aga meie kadupaik on taevas, ütleb Philippi kirjast Roomas peatükk, kus me oma ootame päästjat Jeesus Kristus, kes meie alandusihu muudab oma kirkusihu sarnaseks selle väetoimel, pühavaimu toimel, millega ta suudab kalistada enesele kõik. ja Efeslaste 5:14 ütleb, sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. seepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnust, siis särab sulle Kristus. kõik kuidagi need kirjakohad, kui sa vaatad seda pilti, need kuidagi hakkavad minu jaoks läksid elama. ja mulle meeldib suhteliselt teeminek. mõni ütleb, no kuulda, kas sa oled ka nii püha, sinu pead ei ole otsast ära raiutud seal.
ma ei lähe tegude kaudu taevasse. ma ei saa tegudega kuidagi ülistada, aga ma lähen usu kaudu Jeesus Kristusesse taevasse. ja Jumal aitab ka tegusid teha, paremaid tegusid. sest ta muudab inimest, püha vaim on ju muuta, ta muudab inimest. Pitseri kohta ütleb, siis olete ka teie sellest ajast peale, kui te saite kuulda tõe sõna oma pääste evangeeliumi ja kelles teiegi saanud usklikuks, olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. meil on pitser. aga kes ei usu Jumalat, tal ei ole pitserit. nii et vaatame, räägime sellest ka natukene. ja muidugi kirja kohta sa saad kodus vaadata ka, saad neid ilmutusi ja nendest, kui ma ei jõua rääkida, nendest saad sa neid ise veel vaadata lahti ja sa näed, kus need jooned liiguvad. nii et need liiguvad, need on elujooned, needsamad kollakad või kuldsed ja must on siis kas patune, siin on see suremine, siin on siis kurat aheldatakse, siit jälle kurat pääseb üles ja siin on see lõplik surm. ja siin on nii palju küsimärkidegi, ma ei hakka üldse neid lahendama. minu vastus oli siin ja siin ma sain oma rahu kätte. mul on teadmine, kui inimene küsib mu kohta, ma tean, kuidas inimestele seletada. aga ilmutuse 21.1, mis räägib siis meil sellest. ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa oli kadunud ning merd ei olnud enam. ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui mehele ehitatud mõrsi. ja ma kuulsin palju häält troonilt hüüdvat. vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaks. ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. endine on möödunud. ilmutuse 21.27 ütleb, sinna ei saa midagi, mis on rüve ega keeg, kes teeb jäledust ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. me juba laulame, mu nimi on eluraamatusse. meil on usk juba sellesse, et meil on juba eluraamus kirjas. me ei pea enam siit seda tiiru minema, me läheme otse Jeesusega. sest meie nimi on juba eluraamatus. Jeesus ütleb, te ei lähe kohta alla. Te olete läinud surmast ellu. ilmutuse 22.1-5. ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristalli. see saab alguse Jumala ja talle troonist, keset linna, tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja 12 korda, andes iga kuu oma vilja ning puulehed annavad tervist rahvastele. ja midagi ära neetud ei ole enam, Jumala ja talle troon on seal ning ka sulased teenivad teda ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesised. ja ööd ei ole enam ning neil ei ole vaja lambivalgust ega päikesevalgust, sest issand Jumal ise valgustab neid ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavest. Jumal on ütelnud ka meie kohta kuninglik, preester. me oleme preestrid koos Jeesusega, ülistades ja kummardades taevaisa. veel mõni kirja kohta, siis ma hakkan lõpetama. ilmutuse 24 ütleb, ja ma nägin troone ja neid, kes nende peal istusid ja kohus anti nende kätte ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast, kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. see on esimene ülestõusmine. õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat. õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest ning nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat. kes ei ole võtnud märki või kelle pea on otsast ära löödud
kes ei kummarda metsalist. Ja nad valitsevad koos Kristusega 1000 aastat. Aga põhimõtteliselt ka ma olen siit või siit, minu koht on siin. Mul meeldib piiskop Märt Vähi kunagi, kui ta rääkis, et ta oli mõne kirikujuhiga koos olnud ja piiskop ütles, mina lähen taevasse. Tõstis käe üles, no kuule, vabandage, ega kuidas sa arvad, sa nii püha oled? Ma ei tea nüüd, et ma nii püha olen, aga ma usun Jeesus Kristust ja see teeb mind pühaks. Ja mina usun Jeesus Kristust ja see teeb mind pühaks. See on pitse minu sees. Ja see on minu pääse, minu pilet taevasse. Nii et siia sama rongijaam nüüd ka piletit taevasse. Nii et tere tulemast, kutsuda paljud, kes tahavad osta piletit taevasse, täitsa tasuta. On võimalik saada pilet taevasse. Ja siin on lihtsalt see sama lugu, mis siin allapool on kirjutatud. Surm ja surmavald visati tulejärvi, see ongi see teine surm. Meile see teine surm ei tee midagi liiga, aga need, kes ei ole uskunud, see on probleem. Sest 21.8 ütleb, aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõtsukate ja oorade ja nõidade ebajumala teenijate kõigi valetajate osa on tule ja väävlid põlevas järves. See on teine surm. See on teine surm. Ja ma usun, et keegi taha siia tulla. Ja paluge Jumalate vaimulikku ilmutust selle suhtes. See annab meile julgust rohkem evangeliseerida. Inimesed, kes käivad pimeduses, kes on võib-olla selle sfääri kandidaatid. Et veel, kui nad on elus, kuulutada Kristust neile, et nad jõuaksid, kui nad lähevad siia. Mul on olnud Eestis palju ka surjatega rääkida viimased sõnad. Ja ma olen tänulik, et ma võisin minna ja külastada neid just võib-olla 2 päeva enne surma. Aga igal ühel meil on need elusõnad olemas meie sees. Ja see paneb mind ka vastutama teatud mõttes. Kuidas teha paremini oma tööd. Ja paluda, et Jumal tõmbaks inimesi enese ligi. Et kui ma oskaksin midagi teha, siis issand kasutab mind. Nii et ma olen väga tänulik issandaga, mida ta teeb. Nii et soovin, siin on muidugi palju närimist teile. Aga kindlasti on kodus hea närida seda veel ja mõelda selle üle, nii et ma lõpetan.